Järgmine esineja on Mikk Orglaan Mikk Aarest ja kui ma lugesin tema ettekande tutvustus, siis ma ei tea miks, aga mulle meenus üks minu kunagine klassiõde, kes ütles, et temal oli abikaasa, ta oli lahutanud ja tema abikaasa oli selline mees, et tulemusi ei olnud mitte mingeid ja siis millegipärast mul meenus mõni e-turunduskampaania ja siis ta ütles, aga tagajärgi oli meeletult. Ehk siis mõelge natukene, ja minu jaoks Miku jutt tuletas seda natukene meelde, et kuidas luua meiliturunduse kampaaniat, mis annaks tulemusi, mitte probleeme, kuidas sellel miiniväljal ellu jääda. Nüüd Mikk palus mind ette teid hoiatada, et nüüd nõrgema närviga inimesed palun lahkuge saalist. Sest et järgmise kõne ajal on oodata Lennart Merd tsiteerides verd, higi ja pisaraid. See on valus kõne, siin on mitmeid piinu on oodata, aga siin on õnneks tunneli lõpus paistab valgus. Mikk lubas näidata ka mitmeid asju, kuidas toimetada sellises meiliturunduse ökosüsteemis võimalikult säästlikul moel, võimalikult tulemuslikul moel. Seega lava on sinu, Mikk Orglaan. Aitäh. Tänan üks ilusa pika sissejuhatuse eest, et päris verd ja pisaraid ilmselt ei saa, aga mõned valusad momendid üritaks küll välja nagu tuua. Et see ettekannet kokku pannes ja pärast ülevaadetes ma märkasin, et ma ei rääkinud ühest asjast. Ma ei rääkinud ühestki kirjast endast. Ma rääkisin kõigest sellest, mis seal ümber on. Aga millega me tahaks tähelepanu juhtida on see, et kui me oma nagu tegevust alustame või läbi mõtlema hakkama, siis tegelikult me kipume ära unustama seda, et kelle jaoks me tegelikult nagu teeme või mida me teeme. Et hästi ei oleks see kinni iseendas, enda oma seisukohtades, oma kogemustes ja see sihtrühma tajumine või sihtrühma erisuse tajumine jääb kuidagi nagu tahaplaanile, et tegelikult need inimesed ei ole üldse nagu samasugused, nad on üsna erinevad ja neid võiks nagu tegelikult kuidagi diferentseerida oma vaheleks, et kas mingisuguste regionaalsete või demograafiliste või mingi psühhograafiliste kriteeriumite alusel, aga tegelikult meil jäävad kätte just nagu meiliturundust tehes väga lihtsad vahendid, need on niisugused tehnilised detailid, info, mida me saame kasutada, mille kaudu me saame inimesi nagu eristada ja panna neid omaette nagu sihtrühmadesse. Et asi, mida kiputakse tihti nagu unustama, et kõigile saetakse nagu ühe lauaga ja siis mõni saab haiget ja mõni on õnnetu ja nii on. Et me jätame selle kliendi huvi nagu tihti nagu defineerimata. Ja seetõttu klient ei koge seda kogemust nii ja nagu täiuslikult, kui võiks. Et mida kirjadega ostetakse seda, mida me arvame, et me tahame müüa. Tegelikult see päris nii ei ole. Meil on pandud eesmärgid ette, me peame ära müüma nii palju poliise, nii palju jalatseid, nii palju jopesid, nii palju neid laos vaheseinasid või seal riiuleid, et me tahame ära müüa nii palju inimestele, aga nemad tahavad osta hoopis midagi muud. Nemad tahavad osta midagi sellist, mis on uus, mis on huvitav, mis on talle otseselt või kaudselt kuidagi kasulik, et see oleks ajaliselt kuidagi nagu enne teisi saaks seda info kätte. Võib-olla on näiteks mingisugune hirm ja kindlasti, mis on raha. Et eraklient ja äriklient selles kontekstis käituvad natukene erinevalt. Et selle rahalise poole pealt just eraklient tahaks kõike saada kohe tasuta. Et äriklient ikkagi saab lõpuks aru, et kui sa toode või teenus on päris ilma rahata, et siis võib-olla ei ole see väga kindel teenus, et see võib-olla ei kesta eriti kaua. Tegime erinevaid analüüse, kahjuks ma saan need avaldada teile, aga me avastasime selliseid asju, et mida meie lugupeetud turundajad täna idee on see, et nad on väga impersonaalsed. Selles kirjas on just sama see ettevõtte nägu. Nimest ma ei tahaks nimetada. Ja see impersonaalsus on nii suur, et ma ei tea, miks see kiri mulle tuleb.
ja ma ei tea, kes see on, kes see saadab. Et mul ei lähe see kiri korda, ma absoluutselt ei suhestu sellesse kirjasse. Et ta on igav. Ja kui igav kiri minuni jõuab, siis tõepoolest ma paar korda vaatan seda, tal on pealkiri igav, tal on sisu on igav, seal pole midagi uut minu jaoks. Et miks ma peaks seda tegema? Lugema see kirja. Otsemüük on viimase aastaga läinud Eestis õnneks tagasi, et tõepoolest on hakatud tegema rohkem turundust, aga et see turundus peaks olema ikkagi nagu laiem või see peaks olema nagu motivaator või stiimul, mitte see, et ma teen otsese või pakkumise, et call to action on tee seda, et pigem ma arvan, et Eesti inimene võib-olla ei tahagi seda. Pigem ta tahab seda, et ta saaks tõesti tausta informatsiooni, et ta saab turvatunde, et see ettevõte on tema jaoks õige ja sealt saab edasi liikuda. Ja neid analüüse tehes jõudsime niisuguse momendini, et tegelikult need loe edasi lingid on toredad tehnilised vahendid, mida ma olen harjunud kasutama, aga kui ma saan vaadata läbi 20 kirja ja seal igas kirjas on mitte midagi ütleb pealkiri, mitte midagi ütleb sisu, kõik on väga abstraktne, ümmargune ja lõpus on loe edasi. Mis annab mulle ajendi või põhjuse seda klikkida? Mitte miski. Selle asemel võiks olla seal juba pisu pealkiri, et mida ma sealt edasi lugeda saan. Lõpuks siis, mis me aru saime, on see, et konkurentsis olla ja võidelda, selleks peaks olema natukene midagi eristuv. See eristuvus võib olla hea või halb, see võib olla isegi kole, aga ta peaks olema eristuvus. Ja kui me seda ei suuda teha, paneme siis selle iPadi ja oleme vähemalt olemas. Et ka see olemasolek õiges kohas on tegelikult päris hea. Kõik teavad, kui naised ütlevad ei, siis tähendab see võib olla. Kui ütleb võib olla, tähendab see jaa. Ja kui ütleb jaa, siis tähendab see ei. Kas see meiliturundus samamoodi töötab? On ise küsimus. Kes teab, kes on pildil? Palun tõstke käsi. Vähe. See on teie hirm. Selle mehe nimi on Tõnu Saamuel. Kui teda täna veel ei karda, siis hakkage kartma. See on hirmus mees, kellega ma olen oldusunnil pidanud suhtlema ja aega mööda läbi aastate olen aru saanud, et tegelikult ta võitleb päris õige asja eest. Ta võitlebki selle eest, et kui nõusolek on ühe korra küsitud, siis on see küsitud ja see on antud õigetel alustel. Tõnu meetodid muidugi ei ole üldse nagu niisugused meeldivad. On olemas maailmas veel niisugused kaks või suuremad korporatsioone, on Spamhouse ja Spamcop, kes tegelikult mõneti on isegi veel karmimad ja Spamhouse'i kohta on erinevad kohtukeissegi üleval, mis on turundajate jaoks mitte hästi lahenenud. Aga millele Tõnu rõhub, on tegelikult see, et kui sa nõusoleku nagu oled saanud, alles siis on sul õigus inimesele mingit kirja saata. Ja Mailbus ma tean, et on ka olnud juhtumeid, kus on tagasi lükatud klientide tellimusi saata krediidiinfost ostetud andmebaasidele. Ja kuigi seadust ei lubaks teha, siis tegelikult sellele tavatarbijale tundub ikkagi see nagu spämmina. Ja vähe sellest, inimesed, kes on teile nõusoleku andnud, nad märgivad teid spämmeriteks. Nad panevad teid listi ülesse. On siin mõned konkurendid niisugused nippe kasutanud, on siin lihtsad inimesed, kes on teie kliendid ja meil on õnneks olemas täna vahendid, et me saame teada, kes need inimesed on. IT-märgid alles. Aga nad teevad seda ja teevad seda väga lihtsatel põhjustel, sest nad ei taha neid kirju saada. Ja küsimus on see, et kas seda juhtub edaspidi või miks see juhtub, on vastus tegelikult väga lihtne. Nõusolek anti teatud tüüpi sisule, teatud tüüpi ajahetkel ja inimene valmis mingit toodet ja teenust tarbima. Ja see muutub ajas. Ja tegelikult peaks olema võimalik ennast väga kiiresti nendest nimekirjadest eemaldada, just sellepärast, et kui te ei saa kohe eemaldada, siis tal on väga lihtne panna ennast või seda kirja panna spämmeriks ja ta see kirja mitte kunagi ei taha rohkem näha. Et kõige olulisem moment, mis nagu nende spämmide juures ongi see, et tuleb anda inimestele sisu, mida ta on tellinud ja tuleb kontrollida, kas see on
on huvitav ja kas see sagedus on ootuspärane. Et kui see sagedus ikkagi ületab selle nagu taluvuse piiri, siis Marko tõi oma eelnevas ettekandes hea näite, et tõesti Facebookis saab seda sõnumit anda väikeste kildudena kätte ja see sagedus on oluliselt kõrgem. Ja uudiskirja ikkagi inimene ei ole valmis nii tihti nagu saama, et omast kogemust tean, et minu jaoks nädalas korra ühe ettevõtte käest kirja saada on ikka tõesti palju, ei ole valmis seda saama. Aga kord kuus on teinekord täitsa oluline. Mida karta ja mida teada on tegelikult natuke naljakad näited, aga natuke kurvad näited, et kui me turundust hakkame tegema, siis me teeme seda heauskselt. Ja tegelikult me tahame, et asi tuleks hästi välja. Meiliturundust tehes peaks eristama kahte nagu liiki turundust, et ühed on tõesti nagu spämmerid, kes saadavad siis enda poolt kogutud andmebaasidele klientide kirju edasi. Ja teised on need, kes ma loodan, et te siin saalis täna olete, kes saadavad oma klientidele kirju. Ja küsimus on alati selles, et kes on klient ja kuidas me diferentseerime, aga sellest natuke edaspidi. Turundusproff ja masspostitus on tegelikult kaks sükest Eesti meeste halba näidet. Need on näited veel. Aga on näited, kuidas tegelikult siis üritatakse seda heauskset turundajat nagu ära osta, et tule, me teeme sulle kampaania ja selle esimese kampaaniaga sa saad uusi kliente. Ma ei ütle enam täna, et meiliturundusega esimest kontakti tehes te olete võidus. See oli aegu tagasi niimoodi ja kindlasti mingisuguseid kampaaniaid on võimalik teha, aga ma siiralt ei soovita teha, sest kui te korra sinna Tõnu Saamel ambusse jääte, siis saab välja saada nagu üsna tüütu. No see on naljakas kiri, jah. See on kiri, samasugune kiri, nagu meie üritaksime minna kuskile mujale, me teeme endale laheda tõlke, keegi kas Google transleerib selle ära või keegi mingi tudeng teeb selle tõlke, siis ta näeb umbes selline välja. Ja ega me teda eriti ei osta. Ei võta seda väga südamesse, me kustutame selle ära, paneme kuskile spämmiks kirja ja kõik luuleb edasi. Kui siuke kiri meil tuleb, eks ole, siis on jällegi see, et meil läks endal tükk aega, et kuna me tegeleme hosting-teenustega ka, siis et kuidas ära blokeerida sellised kirjad. Tehniliselt on võimalik otsida võimalusi ja auke nii, et sa pidevalt tuled kuskilt uue kanali kaudu sisse. Ja päris tüütu on, et kirju ära blokeerida. Aga niisuguse kirjanahka või niisuguse õnneks ei tasu nagu minna. Meiliturundus on, meiliformaat ise ennast on tänaseks circa 40 aastat vana formaat. Selle formaadil on kahtlemata puudusi ja üks suurimatest puudustest on tegelikult see, et need kirjad ei ole nagu, me ei suuda need tuvastada, et kas tuli tõesti sellest pangast, kas pank tõesti saadab mulle kirjad, et kuulge vahetage oma PIN-koode ära, andke meile vana PIN-koode, me anname teile uue tagasi. Et see on järjest raskemaks muutuv probleem ja tegelikult see probleemil on selle sama meili formaadi juures lahendust ei ole. Ja seetõttu on välja pakutud, et võiks näiteks autentsust kuidagi suurendada ja näiteks panna kirjade allkirjad. Tehniliselt on see väga lihtne lahendus. Te peaksite meelde jätma selle sama tingimärgiks, et digitaalne allkiri DKIM ja tehniliselt tähendab seda, et lihtsalt domeeni omanik saab panna ühe väikse tekstipõhise kirje ja pärast kõik need, kes teie kirja saavad, võivad kontrollida, kas seal on mingisugune allkiri kaasas ja kas on autentne kiri, mis saadetakse läbi autentse serveri välja. Omaette võimalus on veel ära reglementeerida need konkreetsed serverid, mis teie kirju välja saadavad. Ühelt poolt justkui tundub hea mõte, teisipidi momentaalselt olete nagu suletud, ehk te ei saa need olles kuskil reisil saata oma mobiilist kirju välja või kasutades mingit suvalist arvutit, te ei saa kirju välja saata, siis need peavad kõik käima läbi teie ettevõtte serverite. Et hea ja halb korraga. Ja nüüd selle aasta viimane uudis on veel uuendus, mis tegelikult seadistab kokku reeglid, mis kombineerides kahte eelnevat tekitavad niisuguse turvalise nagu ahela, mille kaudu kirjade vastuvõtjad saavad siis seda autentsust defineerida. Ja nad põhimõtteliselt töötavad kõik sarnaselt, ehk vastuvõtjate serverid valivad, milliseid kirju nad vastu võtavad või ei võta. See DKIM on iseenesest väga lihtne tehniline asi, et teil peab olema lihtsalt ligipääs oma domeenile ja selle seadistamine käib nagu paari minutiga. Et seda võiks teha kõik meiliturundajad.
lihtsalt Google'isse, kui ta kiri jõuab, siis Google näitab välja, et see kiri on digitaalselt signeeritud selle domeeni poolt. Info veel. Info@ algusega meiliaadressid ei ole täna enam okei. Oleme teinud erinevad teste ja spämmitestid näitavad, et põhimõtteliselt erinev from aadress, kui ta on info, kui ta on näiteks kiri või news või midagi sellist, nad jõuavad erinevalt nendesse mailboxidesse ja info@ saab oluliselt rohkem spämmipunkte, ta lihtsalt ei lähe läbi. Nõusolekute kohta just klientsusest. Kindlustusfirmad teavad, et kui tal on klient, siis kliendil on poliisiperioodi ajal on tegemist kliendiga. Kui see poliisi aeg saab läbi, siis tehniliselt ei ole tegemist enam kliendiga. Kui meil on mingi toote või teenuse müük, siis seda klientsust on märksa keerulisem nagu määratleda. Ja me saame põhimõtteliselt kätte selle näiteks ostu hetke või mingi kuupäeva, millal see ost on nagu sooritatud. Ja me võiks küsida endalt alati ka seda, et kas see keelsus on oluline, kas on oluline bränd, oluline inimene või ettevõte. Näiteks Best Marketing osteti Äripäeva poolt ära. Mis juhtus? Juhtus see, et tegelikult selline kirjade lugemise kvaliteet muutus. Ma arvan, et kirjade sisu tootmise kvaliteet isegi ei muutunud, või isegi tõusta või olla parem. Aga muutus lugemise kvaliteet. Loetakse kirju teisiti, ei võeta mingeid asju enam nii tõsiselt. Ja on teada seda, et Äripäev on vana spämmer, saadab koledaid kirju, nagu me täna kuulsime, ja saadab neid kirju palju, ja saadab neid siis, kui ei taheta, ja mõned poliitikad on inimestele natukene vähem vastuvõetavamad. Kui te nõusolekut küsite, siis tegelikult peaks inimesele nagu ütlema ka ära ka, et kas tegemist on tõesti siis konkreetse ühe ettevõtte, kellel on mitu brändi ja kui ta liitub ühe brändi uudiskirjaga, siis ta saab automaatselt ka teiste brändide kirju või ta saab ise valida, kas ta saab teiste brändide kirju või mitte. Või ta liitub selle ühe brändiga ja talle saadetakse küsimus, kuule, aga meil on veel teisi brände ka, kas sa tahaksid nende kohta kirju saada ja pakkuda see valik ikkagi kasutajale endale. Kas eri keelte sõnumid on samad? On tegemist keelelise diskrimineerimisega äkki? Või on tegemist sellega, et ettevõttel ei ole võimalik pakkuda samasugust teenust erinevat keelt kõnelevad inimestele. On meiegi portfoolios üks pank, kellel eesti keeles on märksa rohkem teenuse kui vene keeles. Ja nii ongi. Sellele võiks nagu tähelepanu pöörata. Ja kas nendele inimestele võiks nagu tähelepanu pöörata, kes eri keelt räägivad, et nende käitumine kindlasti on erinev. Või see tähendada seda, et tegelikult võiks olla need tekstid ikkagi nagu johtuvalt neile inimeste ootustest. Ja küsimus, kuidas andmebaasi andmeid saada või andmeid hallata, siis vastus on lihtne. Tehke seda lihtsalt. Aga tehke nii, et andmed oleksid talletatud selliselt, et suvalisel ajahetkel võib suvaline järgmine platvorm need andmed võtta ja te ei pea tegelema mingite konverteerimistega, teil ei ole varjatud infot, te ei pea nullide ühtede kaudu välja defineerima, et see null tähendab ühte sõna ja üks tähendab teist sõna, et katsuge asjad hoida enda jaoks hästi lihtsatena. Nõusoleku andmise näitest ma toon kaks niisugust nagu radikaalset äärmust, et üks on tõepoolest lihtne maandumisleht, kus küsitakse ainult nime ja e-maili aadressi, mis on, see mõttes on ilusti korrektselt, on ettevõtte rekvisiidid on peal, on teada, kus kohta ma oma nõusoleku annan. Võiks olla tõesti ka põhjused, miks, aga küllap see eelpool on seletatud. Ja teine näide on see, et see küsimus võib olla hästi nagu pikk ja selle üks koht on, et see, kus ta siis tõesti annab oma meiliaadressi ära. Aga sellega tegevusega tegelikult ta liitub siin selle meistriklubi liikmeks ja tegelikult saab ta kliendikaardi ja allahindlused ja kõik muud soodustused ka. Ja samamoodi võib olla niimoodi, et selle lühikese vormi taga on motoorika, mis saadab talle juba uue kirja, et vaata, meil on sellised pakkumised veel, et kas sa paluks annaksid meile rohkem andmeid enda kohta, et saab seda edasi liikuda. Nüüd, kui see nõusolek on korra küsitud, siis palju teist on saanud selliseid väikesi valgeid kirju ühe musta tekstiga successfully subscribe. Keegi ei saa? Jah?
mina olen küll saanud, ma alati mõtlen, mis jama see nagu on. Et kinnituskirjad on tegelikult asjad, mis kinnitavad seda, et kasutaja tegi midagi, see tegevus õnnestus. Õnnestus hästi või vastupidi ei õnnestunud hästi. Et seal peaks olema kirjas, et mis toimus ja suures piiris võiks need eristada seda, et meil on liitumise kirjad, meil on eemaldamise kirjad ja vahest inimesed muudavad oma andmeid, panevad meiliaadressi või nimesid või oma ametid näiteks vahetavad või naised vahetavad nime. Et selle kohta võiks tulla kinnitus, et jah, et see tegevus õnnestus. Double opt-in ja tavaline opt-in, ja üldse need kinnitused on vahest vaieldakse antispämmerite poolt eriti, et kui palju ma peaks inimese käest siis küsima enne, kui see nõusolek on nagu pädev. Et kui ta lendab kuskil maandumislehelt teeb registreerimisvormi kaudu nagu tellimuse ja saab kohe ennast listi ja kinnituskiire ei tule, siis sama hästi võib seda teha keegi teine minu eest. Tõnu Saamel võttis aastapäevad tagasi Eesti Päevalehe vahele sihukese kohaga. Eesti Päevaleht lihtsalt ei saatnud tal kinnitust selle kohta. No, vaikiti see asi maha, tehti asi korda kiiresti, laabus hästi. Kindlasti enne ma alati mäletate, et igasugused porrisaite sai sõpradele regatud, et lähete porrisaidile ja paned sõbra meili ja läks. Ja sõber mõtleb, kust ma seda jama saan. Ja kinnituskirjad on just kontroll ja info selle kohta lõpptarbijale, et ta saab tõesti seda, mida ta tellis. Ja et sinna tuleb vale informatsiooni. Samuti võib keegi pahatahtlik mind ju eemaldada. Et niisama lihtsalt, kui mina tahan ennast eemaldada, saab teha seda kes tahes minu eest, aga mina peaksin sellest ju teada saama. Kirjade sisu peaks olema nii palju adekvaatne, et sa saad aru, et mida sa tegid ja kui sul tõesti läks valesti, et sa saad seda tagasi teha. Kas eile või üleile oli just ka Tõnu Saameli Facebookist sai loetud, et ta tegi ühte katset, uudisimulikiim nagu ta on, ja ta eemaldas ennast ühest listist ja seal öeldi, et 3 kuud ta ei saa samasse listi tagasi liituda. Ta peab seda tegema mingi teise meiliaadressiga. See ei ole võib-olla kõige parem mõte. Näide jällegi väga lihtsast kirjast, kus on kinnitus olemas, on rekvisiidid olemas, info olemas, on olemas usaldusväärsused, et ma tõesti tegin õige liigutuse, sain õigesse kohta ja asjad nagu töötavad. Teine koht on see, et kui see kinnituskirja on saadetud, et see kinnituskirja sees ja iga uudiskirja all tegelikult peaks olema veel meil viide sellele, et kuidas ma saan ennast listist eemaldada, kuidas ma saan oma andmeid muuta. Et kõik on nii-öelda maandumislehed. Et ei ole need maandumislehed, millest rääkis Hendrik meile eelnevalt. Hendriku mõte oli rohkem pigem maandumisleht, mis tuleb võib-olla liitumisega või liitumisjärgsete tegevustega, kus on fookus konkreetne. Need maandumislehed, millest ma praegu räägin, on need, mida peaks siis pakkuma kas see meiliturundustarkvara või on see integreeritud kodulehega kuidagi kokku. Aga see on see koht, kus kasutaja saab turundusliku kirja saades pärast teha valikuid. Eemaldada ennast nimekirjast, muuta oma andmeid. Ja kõik need etapid on tegelikult ettevõtte turunduse kandjad, et me unustame ära need oma rekvisiidid sinna panna. Ja jällegi, et on korduvalt on nähtud selliseid valgeid suuri lehti, kus üle vasakus nurgas on väike kastikene ja seal on öeldud, et eemaldama oma aadress või liitu. No, mis asi see on? Kuhu ma annan oma nõusoleku? Kellele ma annan? Vähe sellest, see domeeni nimi üleval on jumal teab mis asi. Ja siis ma hakkan jälle saama kuskilt mingit porri, mida ma ei taha. Et see koht on koht, kus me saame ära ütelda, kellega on tegemist, mis ettevõttega on tegemist ja see võib olla täitsa ilus. Seal võivad olla sees teised infokandjad, seal võivad olla sees infot ka selle kohta mingitest kampaaniatest ja muudest olulistest teie ettevõttes. Ehk kokkuvõttes on mõte selles, see probleem, millest ma tahan rõhutada, et turundajad keskenduvad selle uudiskirja sisule nii palju, et nad unustavad ära selle ümbritseva taustsüsteemi, mida kogeb tegelikult kirja saaja, kui ta hakkab mingit protsessi läbima. Et sellele peaks rõhku pöörama. Pool aastat tagasi ma tegin selle pildi ja Apollo tundus sel hetkel nagu hea. Täna ma ütlen, et see võiks olla tegelikult viide ka nende kaupluste kohta või natuke enamat, et lihtsalt Apollo, või isegi on täna ööklubi olemas Apollo.
ilus, lihtne, kergesti teostatav, eristub kahtlemata, aga rekvisiidid, eks ole. Noh, natuke parem, seda me korra vaatasime. Et näited on sellised, mis nad on ilusad, aga noh, mõnikord võiks olla natuke enamat infot siin sees. Haigekassa kohta, tegelikult võiks olla ka rekvisiidid, eks ole, ja kas seal on infotelefon, mida nad tahavad üldse kasutatakse. Aga mille ma tahtsin jõuda, on see skeem, kus siniste kastidega näidatud need erinevad võimalused, kust võiks tulla sisse andmed, on need siis mingid kampaanialehed, on need mingisugused Facebooki lehed, mis iganes, võib-olla ka näiteks mingi uudiskiri tegelikult. Ja need andmed lähevad uudiskirja tarkvarasse. Uudiskirja tarkvara peaks esmalt saatma välja selle kohta kinnituskirja, et jah, et me saime te andmed kätte, kõik on hästi, et olge mureta. Kui see kiri saab inimese postkasti, võib ta avastada, oi, et aga mina pole üldse selles kampaanias osaline, et mul siin poiss tegi nalja, et mängib siin, et ma tahaks ennast eemaldada. Sattume maandumislehele, maandumislehed ma teen oma valikud ja nii see ajal läheb. Lõpuks need andmed on olemas, saadetakse välja siis ükskord see sihtotstarbeline uudiskiri, mille statistikast või mingitest käituritest tulenevalt saadakse statistilist informatsiooni, mille järgi tehakse siis kas uusi kirju või saadetakse järelikult mingi kinnituskirju, aga kogutakse selles uut informatsiooni. Point, mida ma tahan öelda, on see, et need rohelised kastid siin on need kohad, mida jäetakse väga tihti nagu tähelepanust välja. Et sama tähtis, kui on uudiskiri ise, sama tähtis, kui on koduleht, sama tähtis, kui on Facebook, on kõik need etapid, kus kokku puututakse tegelikult selle kliendi enda, see kliendi kogemus. Kontaktide strateegiast natukene on siin räägitud, ma väga pikalt siin ei peatu, et põhimõtteliselt meil on ju internet, kus me kontakte saame. Nagu ütlesin eelnevalt, et krediidiinfost ostes andmebaasi ja nendele kirju välja saates, see ei ole võib-olla kõige parem käitumismudel, mida me peaksime kasutama. Et pigem tähendab see ikkagi seda, et me peame selle kontakti kuidagi meelitama enda juurde, kas mingi läbi Facebooki kampaania, läbi kodulehe, kuskilt mingi bännerreklaami, et seda asja saab nagu teha. Ja samamoodi on e-poodides olemas meil erinevad momendid, et meil on tegelikult on seal ostud see erinevad etapid, kui ta läheb ostukorvi, kui ta oma andmed kuskil jätab, et tegelikult kõik saame need kätte ja polegi oluline, et selles e-poes näiteks on selle uudiskirja tellimine, et võib-olla tal polegi seda. Aga seespool kõik need tagasida vormid, iga poolt saab infot kätte. Ja panin siia ka selle Tallegi kampaania näite, et see näite taga see story, et nad tegid seda ka eelmine suvi ja ütleme nende kampaaniate vahe oli see, et antud flashbanneriga tehtud kampaania töötas 10 korda parem, kui ma õigesti mäletan. Ja lihtne oli lihtsalt see, et ta oli bänner ja see oli uudne formaat, inimesed võtsid seal kinni. Et täitsa kannatab kasutada, proovida erinevaid formaate, et sa ei pea olema nii nagu kramplikult kinni selles, mida me tegime eile, üleeile, mida on tehtud 10 aastat. Enne maast, et andmete kontrollpunktid või andmete saamise punktid, eks ole, piiripunktid. Täna võiks ütelda selle kohta, et me saame tegelikult kõik nendest tagaside vormidest, hinnapäringutest, tellimustest, ostudest, kõikidest kinnituskirjadest ja isegi poolele jäänud vormidest, et kui meil on kuskil näiteks ostukorv pandud kokku, ta hakkab oma andmeid täitma, ta paneb oma meiliaadressi ära, küsime seda esimesena, eks ole, ja siis ta edasi andmeid ei anna. Kui meil siis on ka võimalus ta saata kirja, et kuule, et sul asi jäi nagu pooleli, et kas me saame kuidagi kasulikud olla. Et võimendada tegelikult seda kliendi toetust ja kogemust ja seda kõike saab nagu tegelikult tarkvaraliselt teha. Listi kasvatamise kohta, Marko juba rääkis sellest, ma väga palju üle ei räägi, aga et kui inimene kogeb, et see, mida ta näeb, on tema jaoks huvitav, siis on mõistlik tema käest küsida ka meiliaadress, et me saaksime siit edasi liikuda, me saame talle anda midagi väärtuslikku ja ta võib olla meie jaoks potentsiaalne klient, kes ostab meie tooted teenused, aga ta tahab kontrollida, kas me oleme tema ootuste väärilised. Üks nipp on muidugi ka see, et teha neid materjale, mida toodetakse natukene vähem turunduslikumaks, pannes tavalised inimesed rääkima tavalist keelt, nii-öelda vigast turunduslikult keelt isegi teinekord. Et see võib täitsa hästi nagu toimida. Ja sotsiaalmeediasse jagamist peaks muidugi julgustama.
et sotsiaalmeedia jagamine omaette teema, et meilidest me suudame välja saata küll viiteid ja linke, et kuidas inimesed saaksid Facebookis aru saada, aga teistpidi, et me saaksime ka Facebookist infot nagu tagasi. Ja üks huvitav asi, mis tegelikult meil, mille ma eile sain veel kätte, Hewlett Packardi näide ütles seda, et nad tegid mida? Nad töötasid välja niisuguse meilipõhjad, kõik on ilusti ära disainitud, formaat on paigas ja see meil saadab edasi niisugused nagu päevakohaseid uut infot, jah. Ja tegelikult nad suutsid toota väga kiiresti 300% paremat vaadatavust ja 600% paremat klikitavust. Täna on Eestis on vähe projekte, kes on selliselt nagu teinud, aga ütleme, et Haigekassal näiteks on niisugune vajadus, et kuna Haigekassa veeb on tohutu inforikas ja ütleme, et lihtsuuralikul inimesel, kes peab seda infot nagu otsimas käima ja muudatustega kursis olema, on hästi tüütu saab nagu vaatamas käia. Ja Haigekassaga me tegime ka nagu lahenduse, kus tegelikult saab tellida infot seal päevaste muudatuste kohta, nädalaste muudatuste kohta, igakuiste muudatuste kohta ja kõik need muudatused koondatakse ühte meili. Et sul see formaat oleks hästi lihtne. Et need lahendused ei pea olema nagu väga keerulised, aga jällegi, et see on päevakajane ja see annab inimesele võimaluse otsustamise, mida tema tahab. Ja teisipidi teil on olemas formaat, see näeb ilus välja, te ei pea see peale nagu pead valutama. Et näitab muidugi on veel näiteks igasugused müügiportaalid, kus sellegi info toimetatakse ükskord juba veebis ära, see on olemas, seda ei pea enam uudiskirjas uuesti käsitsi nagu toimetama hakkama. Ehk tuttavad näod, eks ole, väärtuspakkumine, lihtne koht, et jällegi, et sul on olemas põhjus, miks ta peaks oma meiliaadressi andma. Ja kui see põhjus on tõesti adekvaatne, see tõesti on huvitav, siis sa annad selle meiliaadressi, sest sa tegelikult tahad teada. Ja kui sa ei taha teada, siis sa ei loe seda, sa ei vaata seda, sa liigud edasi. Selle jupi ma kopeerisin Peebu blogi alt vist oli, jah. Et kui see artikkel, mida sa loed, on väga huvitav, siis sinna alla aknasse ilmub niisugune väikene kastikene, kus saad oma meiliaadressi ära anda, sest et kui sa tahad selle kohta rohkem teada saada, siis sa tegelikult annad oma meiliaadressi. Ja väärtuspakkumise koha pealt üks stiili näitasin, kus tegelikult nooled näitavad nendel erinevate komponentide peale, mida me saame kõike tegelikult uudiskirjadesse kaasa tõmmata. Ja kui see kuskil veebis see info on juba olemas, siis tähendab seda, et keegi on seal juba ära toimetanud. Ja kui ta on juba ära toimetatud, siis saab seda väga hõlpsasti kopeerida see meilidesse. Ja need kirjad töötavad automaatselt ja turundatöö oli teha mida? Ükskord mõtelda. Kogemuse koha pealt ka, et siin on erinevad listi nagu kasvatamise mõistet, ma ei hakka seda praegu pikalt lahti rääkima, see on teil ettekannetes kaasas, et täitsa ilusti loetav seal. Küsimus, kus on raha? Raha on nende käes. Nad annavad selle ära meile siis, kui me ütleme neile, et kuule, et sul jäi midagi tegemata, tuli uus seade sinu jaoks, kuna sa ostsid ühte toodet, siis tavaliselt teised inimesed on ostnud sinu toote lisaks mingisugust teist toodet. Ehk tegelikult kõik see informatsioon, mis meil on olemas e-poodides, meie CRM-ides, meie uudiskirja statistikates, kõigest sellest saab tegelikult käivitada uut kirja, mis kõik toetab seda, et kliendil on turvaline tunne, keegi hooliseb mu eest, keegi jälgib, mis ma teen, väga tore, väga vahva. Ja tegelikult see automatiseerimise pool on asi, mida kahjuks Eestis ei ole meie väga tihti kohanud. Et on olemas mõned üksikud projektid, kus seda tegeletakse, aga see on ikkagi veel üsna lapsagi hingades, et aastad lähevad, aga jube vähe muutub. Et tegelikult tehnoloogia on selleks ammu valmis, kes ei ole valmis, on tegelikult inimesed. Et te võiksite oma ettevõtetes olla selles mõttes pioneerid. Ja saab näiteks sama näide, et kui sa tõesti liitudki ainult oma meiliaadressiga, nagu see Peebu näiteks küll, ta ei küsi palju, ta ei küsi nime, ta ei küsi sugu, ta ei küsi keelt, ta ei küsi mitte midagi. Keele me saame kätte juba sellepärast, et see on eesti keele leht. Ja me eeldame seda, et ta loeb järelikult eestikeelset lehti eesti keelsena või ta vähemalt saab eesti keelest aru. Aga me saame neid küsimusi küsida kõik pärast hiljem. Me saame ta paluda tagasi, et tule meie iseteenuskeskkonda, ütle ära, kes sa oled, ütle ära, mis on su huvid. Ja me saame teha talle neid otsepakkumisi vastavalt nendele huvidele, mida tema on nagu varemalt üles näidanud. Sünnipäevad on ka üks hea lihtne koht, mida on kasutatud üsna palju, et jällegi see on põhjus, mille pärast pöörduda. Tehniliselt vaadates on see üks kuupäev,
kuupäev, millel on mingisugune tähendus tarbija jaoks. Kui see tähendus on olemas, ta saab sellest hästi aru, siis saab seda väga edukalt ära kasutada. Et tegelikult meie turundajate ülesanne oleks pigem leida üles neid kohti, mida arvuti saab teha meie eest, et ärme küsi, mida meie saame arvuti jaoks teha. Selleks, et andmed liiguksid, peaks need olema liidestatud. Vaatame seda hirmsat pilti, siis tegelikult ütlen saladuskatte all, et see pilt ei ole üldse hirmus. See pilt on hinnatav 5 minuti kuni 8 tunni tööga ja teie andmed on liidestatud. Ja teie andmed on edaspidi kogu aeg käideldavad, te ei tee Exceliga näpuvigasid, te teete ühekordse investeeringu ja probleem on nagu lahendatud. Ja ainuke küsimus on, mida te peate tegema, on see, et ütlete ära, millised andmed te tahate ja millises formaadis nad olema peavad. IT-roll on need asjad juba käima panna, et sinna ei peaks enam süvenema. Ja tüüpilised lahendused, mida tehakse, on enamasti ikkagi seotud klientide andmetega. Uued liituvad kliendid, kes tulevad kuskilt erinevatest äriprotsessidest. Need andmete muudatused, sealhulgas ka need uudiskirjade soovimised või mitte soovimised, nende osalemised mingisugustes mängudes, protsessides, mille kohta peaks infot välja saatma. Ja samamoodi tegelikult uudiskirja tarkvarad oskavad välja anda infot selle kohta, millised on konkreetsete kirjade või konkreetsete inimeste nagu statistilised väärtused, et kui palju mingit kirja avati protsentides, loeti, kes konkreetne inimene luges, mis riikidest loeti, mis linnadest loeti, kui palju oli korduslugemisi, avamisi, kõike seda infot saab tegelikult tagasi kanaliseerida CRM-idesse, kus tahab teha juba mingisuguse ärikriitilise otsuse ja sealt käivitatakse uus ärisuund. Kõige radikaalsem näide, mida ma tean, on see, et Julianus Inkasso saatis siin masu viimastel aegadel kirju välja nendele võlglastele ja enne imet enamik nendest kirjades avati Soomes. Soomes ehitaja olles on sul vaja tööluba tähendab, et sul on aadress tähendab seda, et müüdi võlad Soome Inkassole maha ja kõik võlglased maksavad oma võlglased ilusti ära. Tulemus on siis see, et andmed on meil liidestatud, et me tegelikult saame ajavõitu, meeletu ajavõidu, me saame vigadest lahti. Meil on relevantsed sõnumid, sest et inimesed on õigete andmetega, meil on rahulolevad kliendid, mis tähendab seda, et me saame pigem rohkem soovitusi ja eelduste kohaselt ka parema käibe. Ja kõige hullem on see, et maailmas ainuke asi, mis on paigas, on see, et kõik muutub. Ja muutub IT-st mõnikord väga kiiresti. IT-s lähevad asjad ise katki ja lähevadki. Lähevad sellepärast, et asju on väga palju. Varasemad hoiakud enam ei päde, uued tuleb peale, inimesed on vahetunud, kuskil on jäetud midagi dokumenteerimata, on inimlikud vead, aga nii on. Ehk tegelikult peaks kontrollima aeg-ajalt, kas tõesti täna ikkagi kõik töötab nii, nagu me kunagi mõtlesime, et ta töötab. Et see on kliendi kogemus. Ja kui klient saab negatiivse kogemuse osaliseks, siis tegelikult see muudab teie nagu reputatsiooni. Ja tegelikult on veel mure, mis kipub eriti päevakord olema siis, kui turundusjuhid vahetuvad, et tarbija on harjunud mingisuguse stiiliga ja mingisuguse kvaliteediga. Ja turundusjuhid ikkagi arenevad, saavad turundusdirektoriteks ja võetakse assistent tasemele. Ja on näha kurbasid statistikaid, et lihtsalt vaatatavused nagu järk-järgult nagu kukuvad. Et kui üks asja on nagu näha, siis ikka kannatab vaadata, et mis on nagu muutunud, kas on muutunud lubadusest kinnipidamine, kas algselt ettevõtte lubas midagi ühte ja nüüd on midagi muud hakanud sealt kirjakassist tulema või on lihtsalt tõesti kirjade sisu muutunud. Et kahtlemata võib seda uurida näiteks spetsialistide käest, võib küsida ka klientide käest, et igal tegevusel on omad hinnad. Nüüd natukene vanemat infot, et millised kirjused saadetakse. Ja mul on hea meel tõdeda, et pilt võrreldes varasemate aastatega Eestis on ka läinud natukene paremaks, et me ei ole nii kinni selles osta 3 neegrit 2 neegri hinnaga pakkumistes. Et ikkagi diferentseeritakse rohkem seda sõnumit, tehakse tõesti nagu sisulist turundust ja toetatakse seda taustsüsteemi. Mida tehakse ikkagi üsna palju on, et ikkagi see hunnik laudu kätte ja kõikidele siilidele sama hooga. Ja kõige huvitavam on see, et seal on Bauhofi vana näide küll, aga kes pakub, et kumba kirja vaadati rohkem, see, milles oli rohkem artikleid
või see kiri, milles oli ainult üks nagu pakkumine sees. Kes pakub, et seda ühte vaadati rohkem? Või pakkusid valesti? Oluline on see, et praegu tundub, et need kirjad, mis lähevad välja, need lähevad pigem selliselt, et need on mõeldud suurematele auditooriumitele ja nad tegelikult üritatakse katta väga palju huvirühmasid korraga. Et päris elus see niimoodi ei mängi välja. Et väikesed sihtrühmad võivad jääda tähelepanuta ja sealt me saame lihtsalt kehvad numbrid. Aga ma tahtsin näidata veel mõned kirjad, et kui me rääkisime emotsioonidest, siis et kui kirjad on väga, tark inimene loeb teksti, eks ole, ja rumal inimene saab ainult pildist aru. Aga seal see tõe võiks olla kuskil vahepeal, et kui me vaatame väga niisugust askeetlikku kirja, siis et selgelt see kiri töötab natuke paremini. Ja see kiri on jällegi väga ilus kiri, minu jaoks kahjuks küll hästi igav kiri ja see pilt on see, mida ma ei usu. Muidu väga ilus kiri. Saab teha kirju väga tehniliselt lihtsalt, lisades ainult pilte ja tekste. CV Online räägib inimestest, mitte ühtegi inimest ei ole siin sees. Siin näide seda, mismoodi HTML-i võiks kujundada natuke paremini läbi mõelda, enne kui ta selle nagu tootmisesse laseb. Saab teha tunnet, et kirja sees on tegelikult videod ja seal on mingisugune interaktiivne content. Miks mitte? Ma olen ise ka lollunud, ma olen klikkinud selle peale, teades, et see tegelikult ei tööta. Jah, ta suunaski meid maandumislehele, eks ole, kus on omaette mingisugune väärtuspakkumine või mingid videod seal sees. Need on lihtsalt näited meie ilusatest telekom-operaatoritest, kes on ka võtnud kätte, hakanud tõesti nagu turgu võtma. Tele2 muidugi see mõttes on natuke kehva näide, et nad on valinud jällegi selle spämmimise meetodi ja nad on nii-öelda mustas nimekirjas. Elisa kohta oli hea näide, kus tegelikult võeti ette üks konkreetne sihtrühm ja sellele sihtrühma saadeti välja toote uuenduse kohta info. Nad võtsid vaevaks ja tegid selle ilusa karneeringu ümber, suurepärane, tõesti töötab. Et ka muud kirjad on see mõttes nagu ilusad ja korrektsed. Aga pangandus, kindlustus, need kõigil on ikkagi sama poliitika, et kõikidele siis selle sama lauapatakaga ette ja nagu Swedbank ütles, siis tegelikult ei olegi nagu vahet, et see tootmise kulu on nendel nagu oluliselt madalam. Jah, siit võtaks veel nii palju, et kahjuks meil Eestis ikkagi väga palju kirju läheb spämmiks ja Hendrik eelnevalt rääkis testimisest, et testimisega on kurb, et testimisi ei tehta ja meie kogemus näitab seda välja, et tegelikult on see koht, et me võime teha need igasuguseid tarkvaralisi teste nii palju, kui süda lustib. Ja pärisel on ikkagi see, et Haavo Kokaga me oleme isegi maadelnud, et näiteks kirjad lähevadki junki, Outlookis lähebki junki, läheb sellepärast, et seal on blogspot.com on sees. Asendad selle lingi ära ja töötab. Et me ei saa jääda nagu uskuma seda, mida mingisugune emulaator kuskil meile ütleb, et see on ilus või kole. Samamoodi on oluline see, et kes neid kirju tegelikult nagu saavad, et kas me optimeerime need kirjad ikkagi õigelt ära, et on näha, et on väga erinevad kliendid, kellel on väga erinevad lugejad. Nad loevad väga erinevate tarkvaraliste platvormidega ja me tegelikult võiksime seda nagu arvestada. Samamoodi me võiksime arvestada seda, et mobiilides on kirjad võiksid olla tegelikult ülevalt alla scrollitavad, mitte vasakult paremale, et suur poleemikat on see samagi best marketingi uudiskirja tekitanud, mida Hendrik ütles ka, et ta vaatab või Marko ütles nüüd, et ta vaatab veebis. Mis me siin veel on head huvitavat? Siin üks näide Meresuu kirjast, mis tegelikult näeb visuaalselt üsna apetiitne välja ja tehniliselt on väga lihtne toota. Ja see tootmise probleem on üldiselt see, et millega jänni jäädakse ja pärast ma näitan neid ka, aga statistilistest numbritest veel mõned asjad, et meie Eesti on küll väike, aga nüüd need graafikud, mis tarkvaradaga tihti on kaasas, need annavad sellist tunnetust, et mis kvaliteedi te tegelikult nagu turunduslikult nagu toodate. Et kannatab jälgida, et ei läheks, et graafikud oleks tõusujoones.
2011 aasta selles mõttes oli murranguline, et räägiti, et need graafikud tegelikult kõik on kukkuvas trendis. Vaidlen vastu, meil on kliente, kel need graafikud on tõusvas trendis. Ja ennekõike tuleb see sellest, et meil on olemas kvaliteetne kliendibaas, tuleb sellest, et turundajad ise teevad tööd ja nad teevad rohkem tööd kui teised. Ei ole lihtsalt copy-paste ja suvaline artikkel ja läks. Tehakse tõesti sisulist tööd. Aga mida unustatakse? Unustajad meil on mitmed. Meil on kujundajad, kes unustavad ära seda, et HTML mailis ei ole see, mis on ta veebis. Ja seal on mõned üksed reeglid, mida peab nagu jälgima. Ja Hot.ee täna näiteks ikkagi ta ütleb, et 550 pikslit on see laius, rohkem see olla ei tohiks. Panin HTML reeglid ka igaks juhuks kirja, te saate seda ettekannetes vaadata, nendele inimestele kätte anda. Et on mõned lihtsad väikesed niisugused näpunäited. HTML-i tegijatele ka niisugused südamele koputus, et jälgige need reegleid ja testige. Testite ise kirjad ära, te näete, et nad ei tööta. Ei tööta erinevates Outlooki versioonides, ei tööta Rambler ruus, Mailbox ruus, igal pool nad on erinevad piirangud. Ja ka kasutajate puhul on, et võib-olla Mailbox klientidele võib-olla kõige rohkem, mis muret tekitab, on see, et nad ei pööra tähelepanu sellele, et see nõusoleku küsimine on tarkvaraliselt seal piiratud. Et kui nõusolekut ei ole saadud, siis tegelikult ei saa kirjalt mitu korda välja saata. Vihjale veel nii palju, et mobiilne aeg ei ole tulevik, see on olevik ja seda peab arvestama. Et inimesed loevad mobiilidest, tõusutrendid on väga järsud ja nad loevad seda nii mobiilist kui loevad ka mailist ja kannatab jälgida seda, et kirjad oleks mobiilidest loetavad ja kasutatavad. Ja mida meelde jätta? Kirjas on kõik asjad olulised. Mõni asi on olulisem, mõni on vähem olulisem, aga need on kõik olulised. Ja iga väike see mikrojah viib selle suurema jahini. Ja teinekord vähem on rohkem, nagu mina sõidan praegu natuke ajast üle. Et lühemad sisud, sügavamad asjad võivad töötada teinekord hästi ja ilusad pildid on teinekord vähem kui sügav puhas tekst. Ja päeva lõpuks ikkagi määrab tegelikult selle kirjade relevantsus ja kas see klient sellest nagu pühendatud saab. Väike kogemuse graafik ka, seda saate ka ettekannes vaadata ja sellega ma lõpetan. Aitäh! Suur tänu Mikko Orglaanele. Meil on veel aega 2 küsimuseks. Milliseid küsimusi teil on? Jah, küsimus seal. Aga ütle, et kuidas käituda sellises olukorras, kui mul on kliendid, kes näiteks mingil suulisel kohtumisel ütlevad, et mulle, et ole hea, et viska mind sinna meili listi sisse, et ma tahaks ka teie uudiskirja saada. Kas selles situatsioonis on mul õigus lisada nende nimi või kuidagi liitumine ise sinna baasi või palun ma ikkagi, et mine ja registreeri ennast ise ära, kuidas see käima peaks? Küsimus oli selles, et kuidas käituda nende klientidega, kes ütlevad, et ole hea mees või naine, palun lisa mind oma uudisbaasi, mida sellistel juhtudel teha? Sa pead silmas seda, et konkreetne inimene telefoni teel või kohtumisel. See oli just see moment, et ma rääkisin eelnevalt nendest kinnituskirjadest. Et kui sa lisad kliendi ise sinna baasi, siis tegelikult oleks korrektne talle anda teada, et jah, et see protsess on edukalt õnnestunud ja kui teil oli varasemalt kokkulepe, siis sa lisad teda tema eest ja tema saab kinnituskirja ja tema saab kohe sellest teada. Et see töötab väga nagu lihtsalt edukalt, kui meil on üksikud juhtumid, et kui meil on nagu terve baas, eks ole, siis on küsimus hoopis nagu teine. Et siis, ütleme, et ma tean, Mailbox vaatab küll need case'id kõik ükshaaval nagu üle, et kuidas need saaks nii, et Tõnu Saamueli ärkaks ja kuidas saab nii, et kõik on seadusega korrektne ja et keegi kuskil ei ole kuri. Aitäh! Meil on aega veel 1 küsimuseks. Rääkisin kõik ära. Läks küll hästi.
Hüva, kui teil jäi veel vastamatu küsimusi, siis palun lehitsege Miku ettekanne veel uuesti läbi rahulikumalt ja samuti on Miku kontaktid on olemas ja saate eras või privas saate veel juurde küsida. Aga suur tänu! Jah, aitäh!